Birgit Õigemeel, olete siin Põltsamaal Lauluga maale tänavuse hooaja esimese saate külaline. Kui tihti tuleb ette selliseid laulmisi, kus tuleb kaasa laulda koos rahvaga, rahvas laulma panna? Ja mille poolest erinev nii-öelda tavalistest esinemistest? Oi, minul ei ole tegelikult selliseid olukordi üldse palju ette tulnud, kuna olen esimest korda üldse Lauluga maale salvestusel ja saates, siis on see selline esmakordne võimalus. Aga eks ma muidugi olen ju laulupiidudest osa võtnud, kus kõik ju koos laulavad ja ka oma kontsertidel ma püüan laulda ka selliseid lugusid, mida inimesed tunnevad ja ikkagi utsitan inimesi tagant, et laulge nüüd kaasa, laulge kaasa, et neid olukordi ikkagi on olnud palju, kus rahvas minuga kaasa laulab, aga no täna siin muidugi nad peavad ikka korralikult kaasa laulma niimoodi, et laululehed ees ja ootan seda väga suure põnevusega. Et see on kuidagi eriline tunne on enne esinemist? See tunne veel tuleb, sest et aega on veel esinemiseni, aga ma usun, et see tunne tekib jah siis, kui rahvas on juba kohal ja nad hakkavad minuga koos laulma. Siis läheb nagu seest soojaks ja on selline hea tunne, et sinuga lauldakse kaasa ja nendel ka mõnusam laulda. Milliseid laule täna teiega koos siis saab kaasa laulda? Mina laulan täna 3 laulu. Ühe aeglasema laulu, siis selle sama laulu, mida me Eurovisioonil esitasin, Eestit esindav lugu, et uus saaks alguse. Ja siis 2 lõbusamat lugu, minu eelmise aasta suvesingel Nii täiuslik see, mis on mõnusalt suvine lugu ja kolmandaks siis tõesti suve alguseks täiesti ideaalne laul, mis ongi kokku pandud 3 hästi kuulsast suvelaulust ja kannabki see pealgi. Kui nüüd vaadata kogu oma repertuaari, siis milline on lemmiklaul, mida teile endal kõige rohkem meeldib laulda? On olemas selline ainult üks lemmik? Raske on tegelikult seda öelda. Mulle väga raske on üldse laulda mingitel üritustel, kus vahel tuleb ette seda, et sa peadki laulma ainult ühe laulu. Ja siis seda ühte konkreetset laulu on ikkagi väga raske välja valida. Ma pigem ikkagi laulaksin hästi palju ja siis publik saaks sealt valida ise oma lemmikud. Et mulle meeldib väga erinevat muusikat laulda. Käes on süda suvi. Kas see suvi on teie jaoks tänavu töörohke või võtate natuke kergemalt? Puhkate ka? Mul on selline pooleldi töörohke, pooleldi puhkus, et saan nii puhata kui oma lapsega aega veeta ja perega ja samas mööda Eestit ikkagi ka käia ja nagu tänagi siin Põltsamaal erinevates kohtades kontserte anda, nii et on selline hästi mitmekülgne ja tore suvi. Tänast salvestust näeb ETV eetris laupäeval 12. juulil. Kui võimalus on, kas proovite ka ise olla sel ajal teleri ees? Kindlasti, nüüd kus te mulle ütlesite, et see 12. juulil on eetris, siis ma kindlasti vaatan seda ja isegi kui ma sellel hetkel seda vaadata ei saa, siis tänapäeval saab ka järgi vaadata erinevaid saateid ja kindlasti vaatan, et mulle väga meeldib üldse jälgida ikkagi ennast ekraanilt ja sellest võib-olla ka õppida ja ma arvan, et televiisori ees näeb see saade kindlasti teistmoodi välja ka, nii et on väga põnev. Aitäh teile ja kõigiti ilusat suve! Teile samuti!